selles suhtes, et ikkagi majandus on ka täpselt nii perses, et ega kui nende vanemad ei ole vähemalt üle keskklassi inimesed, siis nendel lastel ei saagi olla huviringe või mingeid sporditrenne või mis iganes. Mõnel juhul ma ei tea, võib-olla on mõnele jalakäijale ka... See kõik maksab lihtsalt nii palju raha, et... Kätega kallale minna. Siis neil ei olegi midagi teha. Kui põksuda seal ja mingit viina ja veipi tõmmata. Et tehakse omavahel nalja, kui neid on tõesti seal 60-70. Aga noh, kes olen mina midagi ütlema selles suhtes, et ikkagi kui ma olin, noh muidugi mingi põhikoolis ma ei käinud joomas niimoodi. No põhikooli lõpus ta hakkas pihta mingi 9 klass. No ikkagi siis ikkagi, no mingi 8-9. No okei, võib-olla ma ikkagi olin ka umbes nii vana. Ja ütlen ausalt, panin, ma arvan, et me panime ikka veel hullemini raisk. Aga me panime Pirogovi platsil, ma ei tea, me ei näinud kunagi politseinikku nagu selles suhtes. Me lihtsalt võtsime oma viinad ja läksime ja jõime ennast putsi ja siis pärast oksendasime kõik kohad täis ja siis läksime koju. Et siis see hääletoon võib-olla tekitab sellist tunnet, et midagi väga tõsist toimub. Rüütli tänaval samamoodi. Kindlasti. Olid isegi hetked, kus ma mäletan, mulle helistati, sõbrad helistasid mingi kooli, mingi eesti keele või matemaatika tund käis. Et mingi, türa, meil mingi koolis putsis, et me läheme praegu kesklinna, ostame viinad, tuled ka va. Ma olin mingi tai. Ja nii ta läks. Kui on näha, et ikkagi mingi konfliktid... Pohhui see kool ja lähme teeme ühed. Antud nädalal polnud... No küll, ma teen selle lubaduse ära. Ma teen selle lubaduse ära. Kui ma saan linnapeaks, ma panen esimese palgad CS-i kastide alla. Aga palun. Ja siis teeme streamis koos avamise. Pole tänu väärt. Pole tänu väärt. Nii väikse rahvana seda lubada. Pole tänu väärt. Ma olen rahva mees. Ja head skinnid jagad rahvale või? No, me peame kõigepealt ikkagi üle vaatama, mis head skinnid seal on, eks ole. Et ma ei saa ikkagi katteta lubadusi anda. Aga no midagi me jagame kindlasti, jah? Aga mida? No ma ei oska ikkagi öelda selles suhtes, et võib-olla seal on mingi 100 miljoni eurone mingi nuga ikka, noh siis ma ei tea, kas ma ikka seda jagan. Ei no okei, ma teen teiega diili. Esimene linnapea palk läheb CS-i kastide ja võtmete alla. Põmm, streamis teeme avamise ja kuldsed jäävad mulle. Ülejäänu jagan ära, kuidas kõlab? Võta või jäta? Võta või jäta? Noad, mis jäävad alla 300 euro, lähevad ka giveaway'sse. Viimane pakkumine. Viimane. Minu arust see, et Eesti 200 on Siuru vastu on kõige ebaloogilisem ja puhtalt vastandumisele üles ehitatud hoiak ever. Kaotate väga palju haritud ja kultuuri hindavaid valijaid, mis minu arust võikski teie koor valijaskond olla, küsimärk. I don't know, makes no sense, lols. Actually good take Karol Korviku poolt. 100%. Kui see härra Kõiv siin Eesti 200 pedepropagandat tegev kloun on ju. Kui see vend räägib sellest, et tema tahab Tartusse teha mingisugust suurt ürituste jaoks loodud kohta, eks ole. Et inimesed hakkaksid seal käima ja et Eestist saaks tõmbekeskus on ju, või Tartust saaks tõmbekeskus, mis iseenesest on õige jutt, ma nõustun sellega, aga kuidas sa samal ajal saad olla Siuru vastu, mis peaks täpselt samamoodi olema tõmbekeskuseks? Palun selgitage mulle, kuidas on võimalik? Et Siuru eesmärk on täpselt samamoodi olla tõmbekeskuseks kesklinnas, tõmmata sinna noori ja ka keskealiseid või vanemaid inimesi, et seal oleks mingi koht, kus veeta vaba aega, on selle asja eesmärk. Ja samal ajal nad on nagu selle vastu. Et väga kahe persega siuke, et teie tehtud idee on väga halb, see meile üldse ei meeldi. Me tahame seda sama asja, aga natukene teistmoodi. Et noh, siuke ei ole tõsiselt võetav. Ma olen ikkagi veendunud, et Chris Boyce on pede. Ma olen ikkagi veendunud. Vaata, kui zesti ta on. Ükskõik, kui palju ta neid YouTube'i, neid mingi Discordi, mingisuguseid naise otsimisvideoid või striime taga ei tee. Noh, see ei ole võimalik, et nii zesti tüüp on heteroseksuaal.
minu pett on üldse, et ta on kapikas, aga ta on nagu, ta on see, kes hakkab ennast nagu vahetama. Ta nüüd hakkab natukene nagu juukseid kasvatama ja siis läheb natuke tabletti ja siis meil on hoopis mitte Kris poiss, vaid Kris tüdruk. Ma kandideerin oktoobrikuistel valimistel ja soovin oma ametis jätkata. Kui sa toetad mind ja Reformierakonna Viljandi nimekirja, siis mine kindlasti valima. Siin pidid head kommentaarid olema, vähemalt Liina kirjutas mulle. Ma ei tea Viljandis ühtegi inimest, kes teie poolt hääletaks. Spordivastane erakond ja linnapea, olete tohutu maine kahju Viljandile teinud. Tere Johan, ütle palun üks põhjus, miks ma peaksin reffe valima. Sorry, aga mitte minu häälega. Kui sa Reformierakonnast, siis sind ei tohi mitte mingil juhul valida. Üks tark ütles kord, et kui Reformierakonna nime kuuled, pane jooksu. See pidi maffia olema. Minu hääl maksab ja selle hääle hind 30 tonni sulas. Reformikad minge põhja. Reformist peaks kõik inimesed eemale hoidma. Kõige korrumpeerunum erakond ei toeta. Sain aru, et linnapea abikaasa ei toeta mitte mingil juhul. Paki oma asjad ja tee, et sa kaod, kirjutab veebipolitseinik. Miks sa Ukraina linna oma videot tegema läksid? Reformierakond on Eesti häving. Reformierakonda kindlasti ei toeta. Vaadake, mis sitta te teete. Puhka jalga, meeleheide. Minu hääl maksab 75 000 euri, sest täpselt nii palju olen tänu refikate närakate pärast võlgu. Tänu maksutõusudele reformikate eest ei tasu näppugi tõsta. Sa mees oled elust valesti aru saanud. Vaesed lapsed, kes sellist isa omavad. No ma ei tea, päris laste kallal ära vast mine, aga muidu jutt jumala õige. Jutt jumala õige. Ei no, mul läheb kohe meel läheb heaks, tuju läheb paremaks, kui ma näen, et Eestis on nii palju intelligentseid inimesi, kes on võtnud aega, et TikTokis kommenteerida ja refid putsi saata. Aitäh teile! Võiks saada varem. See oli ka räme pauk, see Kalilovi teema oli ka ikka räigena. Oota, aga ta on juba istunud seal palju, mingi 5 aastat on istunud ja 5 aastaga ei ole ikka eesti keelt selgeks saanud. Kalilovi enne tähtaegset vabastamist toetas küll vangla end. Et ma ei tea, mina kohtunik oleks, siis mu esimene küsimus olekski, et kuidas sa siis seal 5 aastat nüüd istunud oled ja keelt ikka selgeks ei ole saanud, et järgmine kord räägime siis, kui sul keel juba suus on. Edu ja jaksu!